Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Minge üles mägedelle, Musta Õis või Lasnamäe. Vaatke alla rahva hinge, läbi tumma võõra päe. Vaatke, kuidas hing on haige, kurjus halanud on tee. Ja siis hüüdke alla orgu kõigest väes. Ja siis hüüdke alla orgu, peatage Lasnamäe. Ja siis hüüdke alla orgu, peatage. Vaatke havad rahva hinges, ikka veel ei parane. Ükski abinõu ei ole enam liiga varane. Linn kui paiseb vaesel pinnal, selle lõppu silm ei näe. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu kõigest väes. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu, peatage Lasnamäe. Hüüdkem kõik nüüd alla orgu, peatage Lasnamäe. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja kõlas Alamatiisini arranžeering laulule Mingem üles mägedele ja see sobib hästi iseloomustama ajaloolist hetke Riigikogu saalis sel nädalal, kui saadikud võtsid vastu otsuse põhiseaduse kiireloomuliseks muutmiseks selleks, et Vene ja Valgevene kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel valimisõigus ära võtta. Ja see on tegelikult üks järjekordne samm sellel pikal teel, kuhu kuuluvad Narva tanki äraviimine, piiripunktide sulgemine Venemaaga, lahti haakimine elektrisüsteemist, Venemaa elektrisüsteemist, üleminek eestikeelsele õppele ja põhimõtteliselt on see kõik üks Lasnamäe peatamine, mida oleks pidanud tegema juba aastakümneid tagasi. Oleks küll ja tegelikult põhiseaduse kiirloomulise muutmise poolt oli 92 Riigikogu liiget, selle vastu hääletas 7, hääletus oli salajane, me ei tea, aga täpselt 7 inimest on Keskerakonna fraktsioonis, kes teatas ju, et tema seda põhiseaduse muutmist sellisel kujul ei poolda, ka sotside hulgas oli erimeelsus ja sotside aseesimese Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski on ju avalikult öelnud, et tema ei pooldanud põhiseaduse muutmist ja senise valimisõiguse muutmist ja põhjendas seda julgeolekuriskiga, ma ei tea. Minu meelest on see julgeolekurisk nüüd ikkagi taandatud ja mina leian küll, et ka need inimesed, kes ei ole määratlenud oma kodakondsust, ei ole mitte julgeolekurisk, vaid on mingisugune ebamäärane osa ühiskonnast, kellel on üle 30 aasta olnud aega endale ja oma järeltulijatele valida kodakondsus. Ja miks nad seda teinud ei ole, on puhas mugavus ja see mugavus on põhjustatud Eesti riigi liigses vastutulelikkusest. Poolteist inimpõlve laiskust, jah, on selle asja nimi. Nüüd teistpidi ju, ma mõtlen alati kõigi nende selliste juttude peale, kus ju me kuuleme seda, kuidas Vladimir Putin on tundnud ennast kogu aeg alandatud, solvatanu ja kõrvale jäetuna ja selle tõttu ongi ta just nii agressiivne. Nüüd ka Ossinovski võtab enam-vähem samasuguse positsiooni, ütleb, et vaat see on julgeolekurisk, kui me nüüd tänastes oludes hakkame neid inimesi nagu
mõttes ütleb ta ju tagakiusama, see ei ole tagakiusamine, see on lihtsalt ühe olukorra lõpetamine, mis pidi jõudma kätte niikuinii, ennem valimisi jõuab ta kätte selle tõttu, et meie näiteid, mida me siit lähikonnast näinud oleme küll ühest küll teisest riigist, kus täpselt samamoodi Moskva kontrolli all erinevad kandidaadid on ühtäkki nagu see, need vihma järel välja vupsanud murukamarast ja ütlevad, et me oleme nüüd sellised, teistsugused ja kolmandad sugused. Ehk et see ongi nagu paratamatu hetk, mille otsustamine oli üsna möödapääsmatu. Nüüd küsimus on natuke ju ka selles, et mis siis on järgmine samm, et me saame aru sellest, et nii sotside jaoks kui Keskerakonna jaoks on siis halli passiga valija väga oluline tegelane. No Keskerakonna jaoks eriti. Just. Ja nüüd ongi ju lihtne küsimus, et kuna poliitiline võitlus on poliitiline võitlus, siis juttu sellest, kuidas peaks elimineerima poliitiliselt lavalt kriminaalkorras karistatud erakonna, ilmselt peaks ju uuesti lauale tõusma ja arutlust leidma, sellepärast, et kõige kindlam on ikkagi ju saavutada olukord, kus sellist kriminaalse harjumusega erakonda enam valimistel ei osale ja see ei ole mingisugune sõnakõlks, vaid see on päriselt nii. Ja loomulikult, eks ole, Keskerakonna hirm, selle ees on suur, me võime öelda, et mis selles küsimus, teeme uue erakonna, aga see nii lihtne ei ole, sellepärast erakonnal on oma ajalugu, erakonnal peavad olema oma rahastajad ja mida aeg edasi, seda läbipaistvam peab olema erakondade rahastamine ja ma lihtsalt ei usu seda, et kui näiteks seadusloojad nüüd Riigikogus ikkagi jõuavad selle arusaamani, et kriminaalkorras karistatud erakonnal poliitilisel areenil enam kohta ei tohiks olla või vähemalt riigi rahastust mitte ja maa ja ilm veel mida, siis tegelikult see on teine selline oluline samm Lasnamäe peatamise teemal. No ja neid uusi erakondi on siin loodud ja luua püütud ja mõned neist on saanud korraks ka parlamenti ja siis kustunud ja hääbunud ja nii edasi, et Keskerakonna ajalugu on ikkagi väga tugev, Keskerakonnal on ees väga tõsine probleem ja saame näha ja siin saateski arutada, kuidas nad selle probleemi lahendavad, ehk siis valimisõigusliku valija enda poole võitmine, see on tõesti äärmiselt oluline. Aga mis puudutab nüüd julgeolekuriski, siis tegelikult mõnes omavahelises vestluses inimestega, kes on Eesti julgeolekuga seotud, nad on öelnud, et emotsioonid on alati olemas, aga nad on täheldanud mingisugust emotsioonide kasvu pärast seda, kui Donald Trump ja Vladimir Putin on pidanud telefonikõnesid ja justkui rääkinud Ameerika ja USA võimalikust lähenemisest, siis on ka siin mõnedel Vene kodanikel või ka ilmselt hallipassi omanikel kuidagi nagu meelsus tõusnud, et näete, Trump on ka Venemaa poolt ja nii edasi, aga see on kindlasti väga väike osa ja ma olen täiesti veendunud, et mingit julgeoleku ohtu Eestile see täna küll ei kuju. Ja see on ju juba vana lugu, et Venemaa elanikud siis oma eluolu headust või halbtust nad määratlevad peamiselt sellega, kes on Ühendriikides president. Näiteks nad räägivad, et Bideni ajal oli elu Venemaal väga halb, aga Trumpi ajal tõenäoliselt läheb paremaks. Aga nendest siis inimestest, kes pole ennast määratlenud, nii-öelda hallipassi omanikest ja inglise keeles kõlab see päris kummaliselt, see on alien passport ehk siis tulnuka pass, eks ole. Aga selles on mingisugune eriline selline iroonia, aga nemad läksid siis ju nii-öelda päikeseloojangu klausli alla ja see päikeseloojangu klausel siis, millega Riigikogu siis tegeles, et nad tegelesid siis sellega, et kas oleks võimalik siis põhiseadust muuta kiirkorras ja see osutus võimalikuks ja siis kuidas võtta siis hääletasid seda, kuidas ja kellelt hääleõigus ära võtta. Et sel teemal ju diskussiooni oli päris palju, selline nullvariant oli siis see, et valimisõigusest jäävad ilma nii need tulnukapassi omanikud kui ka need inimesed, kui ka siis Venemaa ja Valgevene kodanikud. Aga lõppkokkuvõttes see variant siiski hääletusele ei läinud, lõpphääletusele läks see variant, mis võttis Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõigus ära ja lubab nende sügisestel valimistel veel ennast mitte määratlenud kodanikel valida ühe korra, aga juba järgmistel kohalikel valimistel nad enam
valida ei saa. Valida saavad siis Euroopa Liidu, Eesti kodanikud ja viimast korda mitte kodanikud. Just nimelt. Ja need ehk inimesi siis mitte ainult Vene ja Valgevene, vaid ka Ameerika Ühendriikide kodanikud. Ja seda enam, et ega Ameerika Ühendriikide puhul, nii nagu me Ameerika Ühendriikide presidendilt ju kuulsime, kui too sisse juhatas nädalapäevad tagasi uut Ameerika hävituslennukit, siis lõpuks ta ütles, no me võib-olla isegi müüme hävituslennukeid, aga nende nuditud varianti oma liitlastele, sellepärast, et vaadake, täna nad on liitlased, homme, kes teab, kas see enam on või mitte, ehk et see maailmapilt on muutunud tõsiselt. No just nimelt, aga eks kuna president Trumpil on kombeks ka oma seisukohti üle nädala muuta, nii nagu ta vahetab ka oma lipsu, siis vaatame, mis ta ütleb 2 nädala pärast, aga ma tahtsin meelde tuletada seda, et need inimesi, kes siis lähevad selle nii-öelda päikeseloojangu klausli alla, see päikeseloojangu klausli nii-öelda selle sõna selline semantika on nagu huvitav selles mõttes, et see tähendab sammumist päikeseloojangu poole ja horisondi taga on teadagi mis, et horisondi taga ei ole mitte midagi. Pigem oleks see päiksetõusu. Just nimelt, et kelle poolt vaadata. Need umbes, seal on umbes 70 000 inimest, need on olnud 100 000, nüüd see päikeseloojang tähendab seda, et need inimesed saavad lihtsalt otsa, kuna juurde mitte määratud kodakondsusega inimesi Eestis juurde ei tule ja see päikeseloojang tähendab seda tegelikult, et kõik inimesed lihtsalt surevad ära. Ehk sellega on arvestatud juba väga mitukümmend aastat, et need inimesi jääb pidevalt vähemaks ja vähemaks, neid juurde enam ei tule. Ja see 70 000 muuhulgas, ja ma ei tea, kas need inimesed langevad kokku, aga see arv on kahtlaselt sarnane, see 70 000 on enam-vähem nende inimeste siis hulk, keda siis sotsioloogid peavad tõenäoliseks Putini Venemaa ideede pooldajaks. Et need inimesi on ka samuti kuskil 70 kuni 100 000, nad ei pruugi olla samad inimesed, ma ise arvan seda, et ennast mitte määratnud inimeste hulgas on palju vanu inimesi, kes paaniliselt ei taha ennast segada mitte mingisugusesse poliitikasse ja katavad kohe kõrvad ja lähevad nagu keldripoest välja, nii kui keegi hakkab rääkima Putinist või Trumpist. Aga nii need asjad tänapäeval on, et kui me mõtleme selle peale, et 70 000 inimest ja me mõtleme siis nende valimisvõimsuse peale, siis kõige suuremad Vene kogukonnad on teatavasti Ida-Virumaal ja Tallinnas ja need inimesed tõenäoliselt suure tõenäosusega, need ei ole küll mingid teaduslikud faktid, jagunevad enam-vähem pooleks, et 35 000 kuskil siis seal Ida-Virumaal ja 35 000 Tallinnas. Kui mõelda seda, et 35 000 Tallinnas, kus peaks olema umbes määratlemata kodakondsuse isikud Tallinnas, kus peaks olema umbes 200 000 siis vene emakeelega inimest valijatena, siis ega see hulk nüüd nii suur ei ole minu meelest, et ta siis Tallinna kohalike omavalitsuse valimistel mingisugust erilist furoori tekib. Mingit mõju see muidugi avaldab, aga ma pigem arvan ka seda, et need inimesed, kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust või kellel on hall pass, et nad on pigem tõepoolest ükskõiksed, nad võib olla emotsionaalselt elavad kuidagi kaasa mingitele Kremli kanalitele, aga ma usun, et ka see on keeruline, sellepärast, et läbi televiisori on neid kanaleid praegu raske jälgida ja kui need inimesed on piisavalt vanad, siis nad ilmselt internetikanalitest neid ka jälgivad üha vähem ja vähem, nii et ma arvan, et see ei ole tegelikult väga suur julgeolekuoht. Mina muidugi ütlen siin kohal, et vaadake, et vesi jäätub 0 kraadi juures, läheb keema 100 kraadi juures ja seda ühe korraga. Ehk et küsida, kas 35 000 on palju või vähe, küsimus on valimistel alati selles, et millisest piirist see 35 000 valitavaid üle aitab. Ja kui see aitab üle piiri minna teatud ilmavaatega kuritegeliku organisatsiooni esindajatel, siis see on kurjast, seda tuleb vältida. Seda tuleb igal hetkel vältida, sellepärast et meil ei ole põhjust ilustada Keskerakonna rolli Eesti ajaloos, poliitilises tegelikkuses ja iseenesest määrida kuidagi sille peale mett või vahukoort ja öelda, et see kuritegu ei ole ikka nii suur ja teised on ka kuidagi kuritegelikud. Ma arvan, et see on nagu õiguskorra mõttes oluline muutus, mida nüüd parlamendilt, Riigikogult siis oodata, et kuidas, kulla inimesed, te nüüd lahendate ära selle,
et teie hulgas on kuritegelik organisatsioon, millisel moel te leevendate seda riski ja sealt tekib tegelikult küsimus, et kui nii-öelda õiguspäraseks muutub üldse Eesti poliitika ja valitsemine. Kuhu sa rihid? Tegemist on erakonnaga, mis on ametlikult valitud parlamenti. On. Ja absoluutselt. Sa hakkad ajama seda sama jura, mida ajab Keskerakond, et erakorralised valimised. Mis erakorralised valimised? Ma ei ütle ühtegi sõna. See on seaduse küsimus, et kui me kõigi silma all on üks organisatsioon selle tõttu, et seadus ei sätesta seda, kuidas kriminaalkorras karistatud erakond saab üldse edasi eksisteerida ja jätab sellele vabad käed, siis see ei ole õiglane, see ei ole inimeste mõttes õiglane ja see tuleb ära lahendada seaduse tasemel, et samasugust olukorda meil tulevikus ei tekiks. Ja see on peamine küsimus. Sellise seaduse muudatuse võiks nalja on tehtud, kui meenutame, nalja on tehtud sellega, et oleks ju täiesti võimalik ka kurjategijate erakond. Et kui kurjategijad otsustavad teha erakonna, mille eesmärgid ja põhikiri vastab riigis nõutule, et siis on võimalik, kui see nimetus on kurjategijate erakond, siis nad võivad endale sellise erakonna teha. No de facto on see olemas juba. Okei, no ma saan sinu paatusest väga hästi aru, aga ega kui me vaatame seda Tallinna linnavalitsuse praegust olukorda, ega siis seal Keskerakond seal mingisugust pilli eriti väga ei mängi ja raske uskuda, et nad pärast kõiki neid hoope ja rahapuudust nad peavad oma kampaania tegema sisuliselt ilma rahata ja nüüd veel see kõik need muud olukorrad, siis oluline on siiski sotsiaaldemokraatide roll, et mida teevad sotsiaaldemokraadid ja mida nad tahavad teha, et nüüd Tallinna linnapea, kes on küll suuremus ajast põranda all, Jevgeni Ossinovski, keda me kuskil ei näe ega kuule. Ei, ma ei ole suga nõus. Ei ole või? Minu meelest ta esineb ajakirjanduses väga-väga tihti ja väga palju ja tema auks tuleb öelda, et ta on selgelt ka avalikult välja öelnud selle, et ta ei olnud ka sotside juhatuse enamusega nõus, et tema ei oleks üldse põhiseadust muutumisele pannud ja tema ei oleks hääleõigust ära võtnud. No näed, siis hea küll, võib-olla sina kohtud Ossinovskiga rohkem, mina kohtun temaga vähem, aga kolmapäeva hommikul tegi ta Facebooki postituse, kuhu kirjutas, nüüd ma tsiteerin, mida siis Tallinna linnapea kirjutab. Eilse sotsiaaldemokraatide juhatuse koosoleku kokkuvõtteks meenus täna hommikul Friedrich Nietzsche tsitaat. Hullus on üksikisikute puhul midagi erandlikku, aga gruppide, parteide, rahvaste ja ajastute puhul reegel ehk teiste sõnadega ütles Tallinna linnapea, et tema erakond on hulluks läinud ja tal on sellest väga kahju, ta ütles, et tal on soovitasin raske südame asemel sirget selga, aga jäin enamusele alla. Minu meelest see on täitsa hea, et Ossinovski jäi enamusele alla ja minu meelest on sotsid suutnud teha täiesti ratsionaalse ja pragmaatilise otsuse, sellepärast, et oleme nüüd ausad, väga suures osas siis kogu selle seaduse muudatuse ja hääleõiguse äravõtmine oli sotside käes ja sellest, mida siis sotsid otsustavad, kui nad oleksid soovinud kõike seda blokeerida, siis nad oleksid seda suure tõenäosusega teinud. Et mingis mõttes oli olukord kogu aeg nii-öelda noatera peal, aga et siis lõppkokkuvõttes ei allutud siiski Tallinna linnapea survele, vaid tehti mõistlik pragmaatiline otsus, mis nagu minu meelest toetab seda sisemise Lasnamäe peatamise teekonda, mida me oleme juba liiga kaua käinud, siis on see väga hea, arvestades seda, et Jevgeni Ossinovski on Tallinna linnapea ja sotsid kindlasti soovivad mingis mõttes või mis soovivad, me oleme ju seda isegi näinud, et nad on teinud päris palju selleks, et Tallinna linnas võimutsenud Keskerakonna endist valijakskonda enda poole üle meeritada, eriti siis seda sama Lasnamäed, siis me saame kindlasti huviga näha, et milliseid argumente hakatakse nende meelitamisel siis linnavalitsuse järgmise koosseisu lootuses valijatele esitama. Ongi natuke segane ja ma ütlen vahele, Marek, et ongi natuke segane, mis mängu need sotsid on siis mänginud kuluaarides, sest et näiteks Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev siis Riigikogust on mustvalgelt ka öelnud, et sotsid lubasid veel nädala alguses ehk siis selle nädala alguses pärast valitsusest väljaheitmist lubasid sotsid hääletada koos Keskerakonna põhiseaduse muutmise vastu. Kuidas see võimalik on, sest et sotsid on samas kogu aeg avalikult öelnud, et nad hääletavad
põhiseaduse muutmise poolt juhul, kui need samad hallipassi inimesed saavad selle päikeseloojangu klausli, et segadust on palju, aga sotsiaaldemokraatidel tegelikult on ka Riigikogus ikkagi päris keeruline aeg praegu, et neil nagu väga head partnerid kusagilt näha ei olegi. No mina lihtsalt näen seda, kuidas sotsid oma arvamuste spektri võimalikult laiaks ajavad. Niimoodi, et ühes otsas on siinset nii-öelda tulnukate rahvast kaitsev Ossinovski, teises ääres seda mööndustega tegev Läänemets ja veel igasuguseid asju, ehk et nende vaip katab väga suurt pinda ja kui valimiste ajal keegi küsib, et no aga teie ju, ütleb Ossinovski, mina sotsina ei ole seda kunagi öelnud. Ja ongi olukord, kus igale valijale saab näidata täpselt sellist sotsiaaldemokraatlikku erakonda, nagu keegi soovib. Ja minu meelest on see selline väga osav nii-öelda ettevalmistus selleks, et valimistel jätta kõik nii-öelda võimalused endale ja loomulikult isegi kui Riigikogu nüüd näiteks tulen selle sama asja juurde kriminaalse erakonna tegevuse nagu lõpetab, siis neil on ju selle sama tulnukate päält võimalik kõige paremini teenida. Ja ma tahan viidata ühele väikesele detailile, mis võib-olla on jäänud tähelepanuta siin riigis tervikuna, aga kui me räägime muulastest ja venekeelsetest inimestest ja vene kodanikest ja nii edasi ja kohalike omavalitsuste valimistest, siis mul jäi silma see, et Kohtla-Järve linnavolikogu muide andis neljapäeval kesklinna põhikoolile loa jätata järgmisel õppeaastal kooli 3. klassis ja 6.–9. klassini venekeelse õppega, mis tähendab seda, et eestikeelsele õppele üleminek on sätestatud 1.–4. klass, aga kuidas siis see võimalik on, et volikogu loaga 1. klassis õpid eesti keelt, pärast seda õpid 3 aastat taas vene keeles, siis õpid 1 aasta eesti keeles ja siis õpid taas vene keeles, see on volikogu otsus, ehk siis sõbrad, midagi on ikka väga valesti. Väga valesti on see, et kohalike omavalitsuste kätte on antud üldse hariduse korraldamine ja me saame igal hetkel sellest ta on koolipidaja. Ja koolipidaja, palkab direktori ja kõik nii edasi. No ja otsustab, mis keeles õpetab. Ja selles mõttes nagu see nii-öelda virvarr, olgu see siis tegemist kas üldharidusega või ka siis tegelikult huviharidusega, on tänaseks selgeks saanud, et kohalik omavalitsus on nagu küll viimane. Saad aru, millest ma räägin? 1. klassis jõuga õpitakse eesti keeles, teine, 3. Ja aga see tuleneb asjaolust, et omavalitsusel on voli seda otsustada oma elanike huvides või milleks iganes ja sellel ei ole nii-öelda hariduse päris osaga mitte mingit pistmist. Ehk et see ongi täielik ebanormaalsus ja lihtsalt aja küsimus, millal võiks siis nii-öelda riik oma selja sirgu ajada ja öelda, et ei, meie eesmärk on eestikeelne ühtluskool ja me vabastame omavalitsuse. Selja sirgu ajamine tuleks teha enne 1. septembri. Ühtluskool on vale termin, see tähendab midagi muud, aga mis siis õige on? Ma ei tea, mis termin selle asja käib, aga ühtluskool tähendab seda, et igal pool õpetatakse ühesuguste õppekavade järgi, nii et ühest koolist teise üleminek on see, aga see ei tähenda seda, et kõik koolid on ühesugused. Oota, ma tahan sulle öelda seda, et sotside siis see praegune nagu olukord on, seda iseloomustab nagu kõige paremini üks sotside juhatuse liikme jutt, mida ta Postimehele rääkis. Kui sotsid oleksid 3 aastat, et neile jäänud, tegelikult neile jäänud nagu head varianti üldse üle, et miks nad tegid sellise otsuse, et ma ütlesin, et see on pragmaatilised ja tubli, et nad seda tegid ja nii edasi. Aga tegelikult nad olid iseennast sinna nurka kinni tsementeerinud ja kui nad oleksid käitunud nii, et nad oleksid blokeerinud kogu seda otsustust, nii nagu Ossinovski oleks tahtnud, siis oleks juhtunud nii, et ma tsiteerin nüüd, ja siis oleksid sotsid 3 aastat kõigile seletanud, et me oleme Putini puudlid. See märk oleks meile alatiseks otsa ette jäänud. See, mida teeme, on vale, aga see vaidlus läks faktidest kaugemale emotsionaalseks usuküsimuseks. Kas sa oled meiega või Putiniga? Sellises olukorras ei olnud teist varianti, aga väga huvitav, Ossinovskil paistab on teine variant. Ja siinkohal väike paus.